Tervist kõigile, kes on siia tulnud. Minu nimi on Aleksander Eeri, esindan siin peaaegu Fotografiskat ja kohe hakkame meie tänase vestlusega pihta. Ma eeldan, et kõik, kes on kutse saanud, kes siin on, teavad, millega tegemist on, nii et ma pikalt ei räägi. Ja kõigepealt siis meie poolt sissejuhatust tegema kutsun siia meie maja näituste juhi Maarja Loorentsi, palun. Tere õhtust kõigile minu poolt ja hästi suur hea meel on avada täna koostöö Fokuga. Nii seda sellel korrusel kui ka siis üleval 6. restorani korrusel. Et võime öelda, et Foku on meie maja nüüd vallutanud terveks suveks. Ja me oleme tegelikult ju enne ka teiega koostööd teinud. Kaisa, tule ka mu kõrvale siia lavale. Et Fotokuu raames oleme teinud teiega koostööd ja väga loodame, et lisaks sellele rahvusvahelisele näituste programmile, mida meie majas näeb, et aina rohkem ja rohkem saame tuua siia ka kohalikku Eesti kaasaegset fotokunsti. Nii et me oleme ju ka enne teid näidanud siin Kaupo Kikast ja teie stuudiot ja veel põnevaid nimesid, et see teekond kindlasti meil jätkub. Aga aitäh teile selle toreda väljapaneku eest ja meil on rõõm see avada täna koos teiega. Aitäh! Aitäh, Maarja. Mina olen siis Kaisa Maasik, fotokunstnike ühenduse projektijuht. Kohe alustuseks tänusõnad, et aitäh Fotografiska Tallinna meeskonnale võõrustamise ja toe eest selle näituse puhul. Et tõesti tore, et Eesti kunstnikud on saanud siia kohviku ja restorani pindadele teosed üles ja muidugi aitäh kunstnikele. Muidugi fotokunstnike ühendus on palju rohkem kunstnikke, et täna me oleme eelkõige siia tulnud, et selle näituse avamisega tähistada meie veebimüügiplatvormi sihukest avalikustamist, et siin on kõigest väike valik meie liikmete teostest üleval, aga seal veebilehel on siis neid veel rohkem. Siis tahaksin kindlasti öelda tänusõnad ka Anna Kaarmale, kes tegi näituse graafilise kujunduse, Ranno Aidile, kes seda veebiplatvormi kujundas ja võib-olla siis lihtsalt, et meie suurim missioon selle üritusega on siis see, et Eesti kunst jõuaks inimeste kodudesse, et meil on nii palju häid kaasaegseid kunstnikke, keda on tõesti hea ja oluline tundma õppida, et vaadake meie kodulehele foku.ee, rohkem infot on kindlasti seal seinatekstis väljas. Lisaks siis tahaks lihtsalt öelda, et sel aastal toimub 7. korda ka Tallinna fotokuu, mida siis mu kolleeg Kulla Laas juhib ja Foto Tallinn fotokunstimess on järgmisel aastal. Ja, tere tulemast, aitäh, et te kõik tulite ja annaks siis sõna Aleksandrile ja teistele vestluses osalejatele. Suur aitäh, Kaisa, suur aitäh, Maarja ja palume siis meie panelistid ka siia ilusasti istuma minu ümber. Igaks juhuks ütlen ka, et meil on siis täpselt 18:45 aega, pärast seda siin hakkab selle sammuse muusikanõukogu viimase saate salvestus, aga nii kaua proovime siis 1,25 kiiruse peal saate kõik läbi rääkida, sest 4 inimesega alati juttu on kindlasti rohkem kui aega. Aga kõigepealt teeks siis äkki niimoodi, et kõik ükshaaval tutvustavad ennast ja räägivad, miks nad siin täna on või mis nende vaatenurk kogu sellel asjal on. Ja, tere, mina olen siis Kadiel Tähiste, igapäevaselt juhin Kunstiasutuste Liitu, aga siin olen täna siis Eesti ainsa kunstimessi Foto Tallinn korraldajana, mis eelmisel aastal toimus 10. korda ja mis siis järgmine kord saab siis toimuma 2024 sügisel. Ja kunstimess Foto Tallinn ongi siis pühendunud sellele, et tutvustada Eesti, aga ka rahvusvahelist kaasaegset fotokunsti ja hoogustada selle kogumist ja müüki. Ja selles mõttes, eks ma siin täna siis seda messi vaatepunkti siis ma arvan esindangi.
Ja, tere! Mina olen Aap Tepper. Igapäevaselt toimetan Rahvusarhiivi filmiarhiivis, mis pole siit kuigi kaugel. Tegelen seal Eesti foto- ja filmipärandi digiteerimisega. Ja lisaks sellele olen ka Focus, olen kunstnik ja näituseid ja pikka promo vist tegema rohkem ei hakka. Siin, nii, vaatame, proovi uuesti. Räägi minu mikrofoni. Tere, mu nimi on Tanja Moravskaja, ma olen fotokunstnik, õppejõud ja kuraator ja esinen isiknäitustel ja grupinäitustel aastast 2004. Ja mul on hea meel siin olla. Tere. Tere, kas minu mikrofon töötab? Mis töötab on jah? Minu nimi on Lilian Hiiab. Mina olen töötanud Temnikova Kasela galeriis juba umbes 10 aastat ja samuti on mul enda nimeline näitusepind nimega Hoib galerii, mis on non-profit galerii. Et ma olen sõltumatu kuraator ja kunstiagent ja täna ma esindangi võib-olla sellist rahvusvahelisemat vaadet, sest et Temnikova Kasela galeriis töötades olen ma käinud väga paljudel rahvusvahelistel messidel esindamas Eesti kaasaegset kunsti ja ka selle võrra näinud väga palju rahvusvahelist kunstimaailma. Et loodan, et minu perspektiiv pakub täna ka midagi uut. Nii, suur aitäh teile kõigile, aga siis esimene küsimus vastab see, kes tahab ja teised kommenteerivad, kes tahavad. Et mis olukorras, mis positsioonil Eesti fotokunst siis tänasel päeval on? Kas me peaksime selle üle rõõmu tundma, kurbust tundma? Tahame, et see oleks kuskil mujal, mis inimesele, kes sellest midagi ei tea, mis see olukord on? Ma võin teha näiteks otsa lahti kommenteerida just nagu võib-olla siin Eestis toimuva messi perspektiivist, et messil ka siin just Eestis, mis seal salata, viimastel aastatel veel enam on siis on lisaks siis Eesti fotokunstnikele esindatud siis ka rahvusvahelised kunstnikud ja loomulikult eestlastel tekib alati see küsimus, et kus me siis rahvusvahelises plaanis võrreldes teiste kunstnikega oleme ja mina ütleks, et me oleme täiesti heas mõttes võrreldavad. Et selles mõttes kuidagi nagu halvasti meid miski nagu rahvusvahelisest fotokunstiskeenest ei erista. Et pigem ma arvan, et meie fotokunst on ka üsna mitmekesine, aga näiteks teemade poolest tegeleb ka täiesti selliste teemadega, mis on ka rahvusvahelises plaanis esil. Et siin ma ütleks küll, et Eesti fotokunst on tugeval positsioonil. Ja mina omalt poolt saan vaid nõustuda, et minu meelest kuidagi Eesti fotokunstis kui sellisest võib-olla rahvusvahelises perspektiivis väga ei saagi nagu rääkida, sest et ikkagi Eesti fotokunstnike ja üldse kaasaegsete kunstnike haridus on väga-väga hea, mida nad EKAs saavad, väga laiapõhjaline, seal on suurepärast õppejõud ja osakondade juhid. Samuti käiakse väga palju rahvusvaheliselt ringi, õpitakse välismaal ja kuidagi luuakse seda networki väga hästi ja need teadmised kuidagi tulevad nagu siia tagasi ka, et ma ütleks küll, et Eesti fotokunst on väga-väga pädev rahvusvaheliselt ja meil ei ole mitte midagi kindlasti häbeneda, et jah, nagu ka fotokunstimess on tõestanud ja ka see, mida mina olen rahvusvaheliselt näinud, siis tõesti ja võib-olla see nagu tõestab ka Eesti kaasaegse kunsti relevantsust laiemalt, et ikkagi sinna messidele, millest ma räägin a la Art Basel või Frieze New York või Frieze London või ükskõik mis suuremad rahvusvahelised messid, et sinna on ikkagi üli raske sisse saada galeriina, sest et sinna tahavad saada tõesti kõik maailma kommertsgaleriid ja sinna võetakse umbes 100 kuni paarsada, olenevalt siis messi suurusest, et see, et Eesti kaasaegne kunst on seal esindatud ja on sinna valitud osalema, on ikkagi väga suur tunnustus, et jah, üldiselt ka kaasaegne kunst laiemalt, mitte ainult fotokunst, aga fotokunst igal juhul on osa kaasaegse kunsti väljast. Ma lisaks ka enda poolt midagi. Kas on mind kuulda, ei ole? Ja, aga räägi otse mikrofoni, siis on väga hästi kuulda. Ma lisaks võib-olla natuke selle vestlusele natukene väikest vürtsi niiviisi, et tore,
et me oleme seal, kuhu me oleme jõudnud tänu sellele suurele tööle, mida on fotokunstnike ühendus teinud, väga paljud fotokunstnikud, institutsioonid, kes on kaasa löönud ja see on kõik tore. Aga minu arust minu kunstniku perspektiivilt meil on nagu veel pikk tee minna. Ja just üks aspekt on rahvusvahelistumine ja teine aspekt on professionaliseerumine. Ja ma väga tahaksin ka mingi hetk rääkida sellest, kui nähtav on Eesti foto, Eesti vana foto traditsioonid, see selline kuldne klassika, mis võiks olla tänapäeval rohkem nähtav, mis õpetaks seda nooremat põlvkonda ja mis hariks kõigepealt, eks ole. Ja teine oluline asi, mis meil natukene seisma jäänud teatud põhjustel, on see kogemuste vahetus ja suhtlus naaber kolleegidega Leedust, Lätist, Soomest, Norrast ja nii edasi, et nende näitusi meil ei kohta vist iga päev Eestis ja see nagu rikastaks meie fotomaastikku. Ehk siis minu seisukoht on see, et me ikkagi jätkaks samas võtmes, aga pikk tee on ees, jah. Aap, soovid sa lisada midagi? No, ma arvan, et minu jaoks on kõige olulisem see kogukond, mis kunstnike vahel on Eestis. Selles mõttes, et Foku on üsna väike selline ühing, alla 50 inimese on seal. Aga koos korraldatakse väga suuri tegusid ja üritusi. Et ta on väiksem kui selline suurem mastaapne kunstnikeühendus nagu Kunstnike Liit, kus on keerulisem võib-olla uuel tulijal võib-olla välja paista või tähelepanu saada, aga Foku kontekstis nagu see iga inimese nagu arvamus on kuulda ja meil on väga viljakad sellised kooskäimised ja ma arvan, et see väljendub ka lõpuks ka selles kunsti kvaliteedis. Kas te kõik oskaksite äkki võib-olla selle praeguse väljapaneku kohta ka midagi öelda, kuidagi seda kommenteerida, öelda, kellele see võiks olla, mida me siit võiksime leida, kuidas seda vaadata? Mina tahaks, et seda kommenteeriks selle näituse kuraator Kaisa. Aga kui ma aus olen, siis mina ei ole seda näitustel vaadanud, nii et mina jätan selle vastamise vahel, aga ma juba näen, et siin on väga häid teoseid, nii et ootan huviga, et seda pärast seda Tsolki minna vaatama. Ja minu arvates siit saab päris hea sellise läbilõike, mis seisus siis see kaasaegne foto täna on ja kui me oleme siin Fotograafiskas ikkagi nagu rahvusvahelise fotokunstikeskuses, et siis kui lähete ka teistele näitustele, küllap siis tekib ka see võrdluspilt siis iseendal ka ja võib-olla ma natuke võtaksin Aap sinu sõnasabast kinni, et minu meelest fotokunstnike ühendus nii-öelda kunstnike ühe kunstialaliiduna võiks olla Eestis kolleegidele eeskujuks just täpselt sellise aktiivsusega, sellega, et kuidas kas või nüüd selle müügiplatvormi kaudu ja igat muud moodi ka ta oma liikmetes seisab ja fotokunsti edendab, aga tegelikult panustab ka meie kaasaegse kunsti väljale laiemalt, et ma arvan, et see on kindlasti eriline ja jah, et sellesse väljapanekusse ma arvan, et saabki suhtuda sellises nagu mõnusa ülevaatena, et mis seis praegu on. Ja kindlasti leiab sealt nimesid, keda siis lähemalt jälgida. Mina näen seda kui sellist isutekitajat. Et käia siin ringi, vaadata neid teoseid ja siis minna Foku kodulehele ja näha rohkematki. Mismoodi me üldse saame aru, mida tähendab professionaalsus fotokunstis või mille järgi, kui me neid töid vaatame, sest ma olen siin erinevatelt inimestelt küsinud, kes on lihtsalt kohviku külastajad või lihtsalt tulnud ja vaadanud ja kui keegi ütleb, et ma ei tea, et siin on lihtsalt nagu mingid udused lained või metsas on puust pilti tehtud, et siis mille järgi ma nüüd aru saan, et see on väärt foto või et sellel on mingi põhjus, miks ma peaks seda rohkem nautima kui iseenda telefoniga tehtud pilti? Tanja, tahad sa hakkasid, kas sa tahad oma udusid? See on igavene needus fotokunstile, et nagu ma olen pikalt sellest mõelnud ja mitmes intervjuus sellest pikalt rääkinud, ma ei hakka praegu teie aega nagu varastama selle pika jutuga, aga see, et plõksida saab kaameraga ja mobiiltelefoniga ei pruugi tähendada ühte ja sama ja minu arust ekspertiis tekib väga
mitmetest Lego osakestest, et see on kõigepealt haridus ehk siis kompetentsus, siis kogemus, kolleegide hinnang ehk siis kriitikud ja sellest ma tahaksin veel pikemalt rääkida pärastpoole. Et mulle tundub, et meil väga palju olukord muutuks paremaks, kui saaks tekitada või kasvatada või haritada fotokriitikuid. Et see on see koht, kus tahaks nagu diskuteerida ja pidada dialoogi, mis asi on päris fotokunst. Et sellist fotokriitilist traditsiooni meil väga palju ei ole Eestis, kes oskaks hinnata. Ja. Mina just kusjuures kommenteeriksingi seda klõpsimise aspekti võib-olla, et võib-olla seda saabki mõelda hoopis niipidi, et jah, me saame kõik klõpsida tuhandeid fotosid päevas, kui me tahame, aga tegelikult võib-olla selle kaudu jõuabki inimesteni ka nagu päris füüsiliselt nagu see teadmine, et tegelikult nagu head pilti teha on ikkagi päris keeruline, kui me räägime ka lihtsalt pildist kui sellisest, et minu meelest see ka võib-olla, et inimestel on nagu selline vahetu isiklik sage kogemus ise ka, ma ei tea, tõesti piltide loomisega, ma arvan, võib-olla suurendab ka seda arusaama, et tegelikult, et tõesti, et head pilti saada, et sa pead ikkagi nagu vaeva nägema. Ja mina lisaks ja veel ma olen väga nõus mõlema eelkõnelejaga ja minu meelest sellist lauset nii fotokunsti puhul kui ka kaasaegse kunsti puhul laiemalt, et mina oskan ka seda või ma võin ka selle teha, ütlevad ainult inimesed, kes ei käi näitustel, kes ei tea kunstist väga palju, kes ei ole sinna teemasse süvenenud. Et see on väga amatöörlik või nagu kunstikauge lause ja mida rohkem sa kunsti vaatad, seda rohkem saad aru, milles selle väärtus seisneb, sest et sa harid ennast, sa ei vaata lihtsalt seda pilti kui sellist, vaid ka neid taustsüsteeme, kus see on tehtud, kuidas see on tehtud ja nii edasi. Ja üldiselt lisaks sellele võib-olla, et kuidas sa saad aru, et tegu on professionaalse fotokunstiga, siis on see, kui sa vaatad kunstniku CV-d, sa näed, mis on ta haridus, kus ta on näidanud oma teoseid, mis galeriides, mis institutsioonides, võib-olla ei ole veel institutsioonides näidanud, kus residentuurides ta on käinud, kellega ta on koostööd teinud, ala mingid kuraatorid või teised kunstnikud, et see kunstniku CV justkui peaks meile näitama tema professionaalsust. Aga üldiselt sellist lauset, et ma ise oskan ka, ütlevad ainult inimesed, kes ei ole väga ma ei tea, minu meelest on ka ülihästi aru saada selles mõttes, et fotonäitusi kui selliseid toimub ju nagu massiliselt, aga tegelikult sa saad ju aru, et kas see on nüüd nagu selline pühapäeva hobifotograafide väljapanek või tegemist on fotokunsti näitusega, et lihtsalt, ma ei tea, mõelge korraks oma peas nendele näidetele, tegelikult on sellest aru saada. No okei, nüüd vahva, see on tore koht juba, kus saab rääkima hakata. Sest see põhjus, miks ma selle küsimuse küsisin, on just nimelt selle pärast, et inimesed ei saa sellest vahest aru. Ja mulle tundub natukene naljakas öelda sellist asja, et kui ma vaatan kellegi tööd, siis selle töö järgi ma ei peagi aru saama, kas ta on professionaal või mitte, ma peaks tema CV-d lugema, siis selle järgi aru saama, et see foto udustest lainetest on tegelikult mega hea foto, sest vaata, missugune ta CV on. Ma räägingi just nimelt sellest, kui eesmärk on ju seda, et Eesti fotokunst laiemale publikule jõuaks ja siis laiem publik tuleb vaatama ja ütleb, et ma ei saa aru, miks ma peaks seda vaatama, sest ma ei näe siin oma silmadega kohe mingit professionaalsust, midagi keerulist, midagi uhket, mida ma ise ei suudaks teha, siis see ju kõrvaldab täielikult selle argumendi, et aga vaata inimese CV-d ja siis sulle see pilt puust või lainest meeldib rohkem. Ja võib-olla mida rohkem sa kunsti vaatad, seda rohkem sa tajud seda konteksti ja sa hakkad aru saama, et mis kontekstis see foto on tehtud ja ka neid mingeid tehnilisi nüansse, et kuidas see on ilmutatud, kuidas see on raamitud, nii edasi. Et seal on nagu nii palju aspekte, mida sa tõesti, sa lihtsalt kipud nendest mööda vaatama, kui sa ei ole treeninud oma silma seda vaatama. Et täpselt samamoodi mingite, ma ei tea, portreefotodega ka sa võid ju öelda, et ma võin ju ka sinust teha lihtsalt pilti, aga portreefotosid müüakse nagu väga kõrgete hindadega heade fotograafide omast, et kuidagi sul tekib see ekspertiis, mida rohkem sa neid teoseid vaatad ja oskad neid konteksti asetada tänu enda teadmistele, kui sa neid arendad. Täpselt samamoodi võid sa osta ju Jõskist endale vesiroosi pildi seina peale ja öelda, et see on ju ka pilt, aga ilmselgelt selle väärtus ei ole sama kui näiteks Krista Mölderi teose
väärtus su seinal, nii kultuuriline ega ka rahaline. Krista on Temnikova galerii kunstnik. On. Ja. Ma arvan, et meie diskussioon jõudis selliste toredaste kohta, kui me räägime fotokunsti väärtusest ja minu arvamusel aastal 2023 seda ei pea nagu uuesti üle kordama, sest teatavasti ehk siis Kunstiakadeemia fotokateeder on loodud aastat 2002 ja selle lõpetajad on siin saalis, ehk siis Kunstiakadeemia on viinud fotograafia vabadesse kunstidesse paar aastat hiljem, ehk siis selle žestiga Kunstiakadeemia on juba nagu avaldanud oma arvamuse, et foto on kunst. Ehk siis maalijal või skulptoril keegi ei küsi et, selle tehnilise või käeoskuse kohta, et see on juba fakt. Ja ma räägiks nagu sellest kunstnikupilgust võib-olla selles olukorras, kus näitused on toodud messile või siis siinkohas sellisesse foyer konteksti. Et need enamus teosed tegelikult on loodud näituse kontekstis kindlasse keskkonda, kindlas ruumi olustikus. Et neid välja tuua ja neid uuesti aseta uude konteksti on päris suur nagu väljakutse nii kunstnikule kui kuraatorile. Et sellepärast ma peakski nagu selliseks nagu isu tekitajaks seda. Ja no mina ütleks veel seda ka, et ega selles mõttes ei saa sundida kedagi nagu armastama, ei saa öelda, et peab meeldima, ei pea. Täiesti vabalt võibki olla, et keegi ütlebki, et mina siin kunsti ei näe. See on okei, aga ma tean väga paljusid inimesi, kes ei ole ainult kunstiringkondadest, kes näevad, kes tahavad sellega suhestuda. Ja seda on minu meelest näidanud ka MES, mis on ikkagi Eesti suurim ja külastatavaim selline ühe nädalavahetuse kunstisündmus. Ja seal ka inimestega rääkides, saalis ringi käies, ma ütleks küll, et tegelikult on nagu väga piisavalt inimesi, keda see köidab ja sama võib ka ilmselt nentida, vaadates näiteks fotograafiska külastajanumbrid, et ju seal siis midagi on ja kelle jaoks ei ole, siis ma arvan, et see on ka okei. Et ei pea ka kõiki sundima seda armastama. Ja see professionaalsuse minu arust on alati ka sellise kommunikatsiooni küsimus kindlasti. Et näiteks kui me vaatame sinna Paul Kuimeti teoseid, siis ma ei tea, kui palju inimesi reaalselt teab, kuidas käib pimikus värvilise foto suurendamine. Et see on väga selline mürgine, keemiline protsess, et kui sa ise pole seda läbi teinud ja näinud seda, siis ongi hästi keeruline sellest professionaalsest elemendist sellega suhestuda. Aga paratamatult see jääb ükskõik mis kunsti puhul, et ma ei tea, paljud vaatavad õlimaali ja kõik see õlimaaliga kunagi ise maalinud. Aga ühesõnaga siis, kas ma saan aru, et teie kõigi ühine arvamus on see, et kunstnikud, fotograafid teevad kõike väga õigesti ja lihtsalt oleks vaja publikut harida, et nad oskaksid paremini hinnata seda? Ei, selles mõttes, et eks halbu kunstnikke on ka. Selles mõttes, et ja ma ütleks ka, et ega mulle ka ei meeldi kõik fotokunst, mis tehakse, et kaugel sellest. Aga lihtsalt ja selles mõttes, et ma arvan, et inimestes kasvatada kunsti vaatamise harjumust, see on see sama, et näiteks võib-olla, ma ei tea, ooperiga või millega iganes, et mida rohkem sa käid või teatriga või filmidega, ükskõik millega, tegelikult samamoodi, mida rohkem sa seda isiklikku kogemust on, seda rohkem settib sealt välja kui su enda maitse, su enda et seda rohkem sa tead ise, mida sa hindad ja saad ka selle järgi oma valikut kureerida, et see on samamoodi, et ma tean, et mul on võib-olla mõned kunstnikud, kes mind nii palju ei köida, siis ma võib-olla nende näitust et pole hullu, kui see vahele jääb, on nende näites. Aga teisalt on kunstnikke, keda ma tõesti väga ise jälgin ja alati tahan olla nende tegemistega kursis. Et ma arvan, et see on absoluutselt kõigega nii, et ma ei tea, söögiga, mille iganes asjadega, et sa pead lihtsalt katsetama, proovima, olema sellele avatud ja siis sul settibki sealt see enda maitse välja. Ja fotokunsti ei eristu siin selle poolest, ma arvan, teistest elunähtustest eriliselt. Mina olen juba tudengipõljast peale oma vanemaid ja sugulasi näitustele kutsunud ja eks seal on alati olnud need protsessid, kus räägiks erinevast keeles, on ju. Aga siis sina õpid, nemad õpivad ja mis on kindlasti hästi oluline, on kaasaegse kunsti kogukondadesse viimine ja perifeeriasse väljaspool Tallinnat. Et need on need kohad, kus on
inimesed isegi võivad julgemalt sinu juurde tulla ja küsida ja sinuga suhelda. Okei, väga kena. Aga siis, kui keegi inimene tuleb siia, vaatab ringi, tahab endale Eesti fotokunsti soetada, tahab seda toetada, siis mis üldse need kriteeriumid on, mille järgi inimene peaks aru saama sellest, et see töö on ostmist väärt või ka selle näituse ükskõik kus kohas, eks ole? Mis on need kriteeriumid, kuidas tavaline vaataja, kes tahab kunsti koguda, saab aru, mis on kogumist väärt ja mis mitte? Et kas on jälle seesama, et lihtsalt vaata, mis inimese CV on? Esimene asi, mida ma alati ütlen ja kõikide meediumite puhul, mitte ainult fotokunsti puhul, sulle peab see teos meeldima ja see on kõige tähtsam. Kui seda ei ole, siis on täiesti suva selle kunstniku CV, mida ta enne teinud on, kus ta näidanud on. Kui sind ei kõneta, siis pole mõtet seda osta. Ja üldiselt isegi väga suured kogujad ei osta teoseid, mis neid ei kõneta. Et ikkagi kõigil on oma isiklik maitse, oma isiklikud meeldimised ja nii edasi, et see on number 1. Ja ma ütleks, et see CV tuleb siis nagu teisena. et võib-olla, et siis tõesti, et kas sa kogud nagu, et seda kunstniku toetada, et enda kodu dekoreerida, et oma varaklassi kasvatada, on ju, et on nagu erinevaid motivatsioone, miks kunsti ostetakse ja kogutakse, aga alati esimene on see, et sulle peab see meeldima, sind peab see kõnetama. Ja ka see, et näiteks kunstnikul ei ole pikka CV-d, ei tähenda seda, et see teos ei ole ostmist väärt, et väga tähtis on minu meelest ka toetada nooremaid kunstnikke ja just nende karjääri edendada oma toetamisega, sellega, et sa ostad neid teoseid. Et jah, ma ütleks, number 1 on see, et sulle see teos meeldiks ja kõik teised asjad juba tulevad hiljem. Aga jah, muidugi nagu väärtuse mõttes ja rahalise väärtuse mõttes, et mida rohkem institutsiooni näituseid on kunstnik teinud, mida pikem ta CV on, kuigi mitte alati ikkagi nagu see CV pikkus ei loe, vaid see, kus ta näidanud on, on ju. Et kõik näituse pinnad võib-olla ei ole nagu päris sama nii-öelda kaaluga. Et selliseid asju nagu tähele panna. Jah. Kas see, et keegi fotograafis ka kohvikus oma töid näidanud on, see on kaalukas CV-s või ei ole? No ma arvan, et kuna see on Fotokunstnike Liidu näitus ja Kaisa Maasik on selle kureerinud, siis see juba nagu lisab mingi teatud väärtuse sellele asjale ja teatud legitiimsuse. Jah, et võib-olla see tõesti, et see fotokunstnike ühendusse kuulumise fakt, et ka seal on mingisugune selline kollegiaalne nii-öelda hindamismehhanism parema sõna puudumisel, et päris tõesti nagu igaüks tänavalt ei saa nagu minna, et jõu, ma nüüd tulen teile liikmeks, et sellega tegelikult ka fotokunstnike ühendus võtab ka nagu vastutusega, mida minu meelest fotokunstnike ühendus on väga kenasti teinud, võtab ka nagu vastutuse selle kunstniku arendamise eest ja vastutusega selle eest, et ta võib anda inimesele selle kindluse, et tegemist on tõesti tõsise fotokunstnikuga, kellel siis CV kasvab või laieneb. Et see on sama asi, mida me oleme ka Foto Tallinna messil alati nagu julgustanud, et kui inimesed tulevad sinna ja tahavad osta kunsti, siis see on ka minu meelest nagu hea moment ka selle poolest, et näiteks meil on alati selline kandideerimine, päris suur konkurents, seal on professionaalne žürii rahvusvahelistest ekspertidest. Meil on näiteks Teiti fotokuraator Tate Moderni muuseumist on näiteks olnud ka žüriis, et tegelikult võib-olla inimesele ongi, lihtsalt ühe näitena, et võib-olla lihtsalt, et need aspektid võivad ka anda inimesele kindlust, et ta saab, et ta teab, et kui ta võib-olla praegu mõtleb, et ma tahaks lihtsalt midagi endale koju, aga natuke on kuklas ka see, et kas see väärtus ka kasvab ja kas see nagu ajahambale vastu peab, siis läbi nagu selliste asjade tähelepanemise, ma arvan, et saab seda nii-öelda garantiid või sellist professionaalsuse garantiid. Ja samamoodi on täpselt see, et kui kunstnikku on tõesti näidatud mingites galeriides, siis samamoodi täpselt, et see päris nii ei ole, et iga tüüp läheb, et nagu, tšau, mu teosed on nüüd siin, hakkame näitust tegema. Et seal on täpselt samamoodi sellised professionaalse hindamise ja sõelumise mehhanismid, mis siis tegelikult, ma arvan, aitavadki ka selles külluses võib-olla siis nagu välja sorteerida need professionaalid.
Soovib keegi kommenteerida veel? Ei soovi? Siis ma küsiksin seda, et kas Eesti fotokunsti saab kuidagimoodi ka jällegi maailmapildis mingite kindlate sõnadega kirjeldada, on mingisugused kindlad kas suundumused, mingisugused kindlad aspektid, mis eristavad seda Läti, Soome, Keenia kaasaegsetest fotokunstnikest, on midagi sellist, mida me saaksime välja tuua? Et kui te oleksite välismaal paaris võõra inimesega, peaks nüüd Eesti kaasaegse fotokunsti kohta midagi ütlema, siis saab midagi öelda? No mina ütleksin, et kõigepealt kontseptuaalne kunst. Ja. Ta on nagu, ma olen, mis ta oli siis mingi 7-8 aastat tagasi teinud sellise Läti, Leedu, Eesti 80ndate fotokunstinäituse ja seal ma natukene rohkem süvenesin, mis need eripärad on ja kust nagu pärineb, ütleme see tänapäeva foto, see mingil määral toimus doktoritöö raames. Ja sealt ma sain nagu sellise endale nagu vastuse, et kui Leedu on lühidalt öeldes, on pigem selline ajakirjandusfoto või ajalehefoto juurtega väga paljuski. Ja Läti foto on väga paljuski selline kas lavastatud või siis selline uuriv, väga portreelik. Seal on sellised suurepärased portreemeistrid, Eestis on ka. Aga vaadates, mis Eestis pildistakse või näidatakse, ta on väga paljuski tugineb või nagu ja põhineb just kontseptsiooni peale. Ja see, mis välja kasvab, ta ei pruugigi olla nagu fotomeedium, et ta võib olla mingil aspektil või mingil astmel on ta foto, aga näitusele ta ei pruugi nagu fotokujul jõuda. Ta võib olla nagu sellest saab film või lavastus või installatsioon või mis iganes on ja aga või üldse fotokaamerad seal nagu ei eksisteeri selles protsessis. Võib-olla ainult nagu värvi see suurendi või labori suurendi. Või juhtub ka nii, et seal üldsegi nagu fotot ei ole, et inimene on fototaustaga, fotoharidusega. Aga see, mis ta teeb, on ka mingil määral fotokunst, sest ta tugineb sellele. Et see on selline natuke segane jutt, aga ma viidan sellele, et foto Eestis on nagu ma ise väga palju mõtlengi kõigepealt siis see mõte, aga teostus jääb nagu kõige viimase protsessina. Ehk siis ja tänu selle haridusele, mis EKA pakub õnneks meile, me väga palju mõtleme kontseptsioonide kaupa. Jah, minu meelest see ei olnud üldse segane jutt, vaid oli väga hästi kokku võetud, et fotokunst kui selline on nagu täielikult kaasaegse kunsti väljal relevantne, kui me räägime Eesti fotokunstist, et ta ei ole nagu mingi eraldiseisev liik mingit asja kaasaegse kunsti kõrval, vaid ta on väga nagu kontseptualiseeritud ja läbimõtestatud ja fotot ka kasutatakse tihti just nagu vahendina võib-olla nagu mingite teiste teoste tegemiseks, kui nagu võrreldes siis sellega, et ma teen lihtsalt foto kui nagu sellise fotokunstiteose. Foto võib olla alguspunkt või siis mingi hetk siin ka jällegi viitan taas kord Foku kolleegidele või Tallinna fotokuule ja nendele arengutele, et seal on ka nagu mingi hetk tundus, et võib-olla on loogilisem seda nimetada nagu kaamerapõhiseks kunstiks, kus nagu kaamera on nagu vahend, aga see ei ole tingimata nagu, või et võib-olla ka alguspunkt täpselt, et ta nagu kuidagi nagu sobitub sinna nagu laiemasse konteksti, et jah. Ja, no see kunst on oma ajastu ja oma konteksti nägu. Et kui 90-ndatel tegeleti palju sellise nõukogude perioodi mõtestamisega ja mujal maailmas tegeletakse väga palju kolonisatsiooni ajalooga ja nüüd viimastel kümnenditel, kus me oleme osa sellisest läänemaailmast, siis võib kohata sarnaseid projekte nii Eestis kui ka New Yorgis. Ja mida rohkem see kogukond omavahel suhtleb, seda rohkem on selline üks sarnane nägu tekib selle kunstile, aga ma arvan, et väga efektiivselt Eesti kunstnikud suudavad suhestuda oma ümbrusega ja seda kõnetada ja sellest tulevad mõjusad teosed.
Okei, meil on 10 minutit veel aega, nii et enne kui ma midagi muud küsiks, ma küsiks teie endi käest, et kas te võib-olla ise, kuna te olete palju intelligentsemad ja targemad kui mina, oskate öelda, mis oleks võib-olla veel mingisugused olulised asjad, mida välja tuua või millele keskenduda, millele kuulajate, vaatajate tähelepanu juhtida? Võib-olla ma lihtsalt mõtlesin nüüd ka täna siia jalutades nendele korduma kippuvatele küsimustele, millega on tulnud võib-olla just fotokunsti kontekstis kokku puutuda. Et üks küsimus, mida võib-olla sageli küsitakse, on see, et aga no seda fotot saab ju 1 000 000 tükki välja lasta igas suuruses ja kujus, et tegelikult just ka jälle, mis ka iseloomustab professionaalset fotokunsti, et esiteks, eks ole, et on siis nagu tiražeerimine, ehk siis kunstnik otsustab ette ära, mitu tõmmist või versiooni ta oma teosest teeb samast kujutisest ja ütleb selle kohe alguses välja. Enamasti on tiraažid 3-5, harvem 10 või rohkem. Ja siis ka ostjal tekib ka see kindlus, et ta teab, et neid teoseid üldse kokku tehaksegi 5 tükki. Et graafikas on see samamoodi, graafikas lihtsalt tavaliselt on tiraažid suuremad. Aga alati fotokunsti ei pruugi ka tähendada tiražeerimist, et rääkisime siin näiteks enne Paul Kuimetist või siis mõnedest teistest kunstnikest, kes kasutavad selliseid väga spetsiifilisi tehnilisi võtteid, siis see võib olla ka nii, et see lõpptulemus on siis nagu eraldiseisev üksikobjekt. Et ka seda tuleb ette, aga see on võib-olla selline mure, mida lihtsalt vahel inimesed on väljendanud fotokunsti puhul. No, ma ütleks, et siis midagi ütleks ka. Mulle meeldib mõelda ja ma olen nagu sellega, ma sooviks teiega jagada seda mõtted ka. Tegelikult kaasaegne kunst ja üks selle liik fotokunst või mis iganes kunst on selline visioon või reflektsioon tänapäevast ja selle vaatlemine, selle analüüsimine annab nagu lisaperspektiivi oma maailmale. Et mina koguks fotokunsti ainult sellepärast, et see pakub teistsugust maailmavaadet või teistsugust tõlgendust tänapäevast või siis sellist väga autorlikku spetsiifilise tõlgenduse, et tegelikult iga kunstnik on omamoodi maailm ja kõik need nimed, mis on nimetatud täna ja siin teosed ripuvad ja 6. korrusel restorani eel, on nende vahest väikeste, vahest suurte fotokeste või pildikeste taga on kunstniku biograafia ja need teemad, millega igaüks tegeleb ja kuidas ta jõudis sinna ja mis ta soovis öelda, et sellega kokkupuutumine on juba omaette võti teistsuguse maailma ja teistsuguse nagu mõtlemisviisi. Et soetades või siis lähenedes selle nagu teosele, sa nagu avastad midagi muud, midagi uud. Et see on selles mõttes väärt asi, mida ma teeks ka nagu hea meelega. Ja teengi, jah. Väga kaunis kommentaar. Aap, Lilian. No ma ei tea, ma arvan, et tegelikult siin olijatele võib-olla ei pea seda ütlema, et see läheks just, see kommentaar läheks võib-olla neile, kes tulevad siia kohvikusse ja ütlevad, et mis siin ikka klõpsida, et ma ju oskan ka, aga mina ikkagi julgustaks rohkem käima näitustel ja ennast kuidagi avama nende formaatide jaoks, mis nagu tunduvad võib-olla natukene kauged ja ma kinnitan, et see läheb ajas huvitavamaks. Et mida rohkem sa tead, mida rohkem sa oled seda kogenud, antud juhul siis, kui me räägime fotokunstist, siis fotokunsti, seda rohkem sa oskad selle nüansse märgata ja seda põnevamaks see muutub. Et ei tasu nagu selle hoomamatuse ees alguses võib-olla nagu kartma lüüa, et mina ütlen küll, et kui sa sinna sisse astud, siis see nagu läheb järjest huvitavamaks. Ma väga julgustan ka käima sellistel näitustel, mis alguses võib-olla ei kõneta, et lihtsalt vaadata. Ja siis võib ju mitte kunagi enam rohkem vaadata, aga samas võib-olla leiad midagi, mis jääb eluks ajaks sinuga.
ja fotokunsti puhul veel seda ka jah, et siin kui sellest kogumisest juttu oli, et nagu siin Kadiel mainis, siis tegu on tiražeeritava formaadiga, sellepärast on ka üldiselt see hinnaskaala on võib-olla soodsam kui maal. Muidugi me oleneb, mis skaalal kunstnikud sa ka on ju kogud, aga selles mõttes, et ta on siuke hea nagu entry või nagu sisenemine võib-olla kunsti kogumisse, et ta on ikkagi suhteliselt sellise hinnaga, et kui sul on üleliigset ressurssi nii palju, et sa juba mõtled kunsti kogumisele, siis fotokunstist on võib-olla hea alustada, ma arvan, ja sellega ka lõpetada. et seda skaalat on tõesti nii palju, et saab mõlemat. Sa oled nii fatalistlik. Äkki sa oskad midagi ka selle kohta öelda, et kui inimestel seisavad kodus kas lihtsalt fotod või fotokunstnike fotod ja tahavad kolida ja on niisugune tunne, et nüüd võiks kõik ära visata, et kas siis on nagu mingeid asju, mida tuleks silmas pidada, et äkki see tuleks alles jätta või tuleks kuskil arhiivi tuua? Muidugi, sellepärast, et kindlasti mitte kiire prahina ära visata, selles mõttes, et tuleb mõelda selle peale, et eriti see analoogfoto, seda on tegelikult võrreldes digifotoga maailmas nii vähe. Seal võivad olla sinu enda suguvõsa jaoks olulised materjalid, võib-olla ise ei tunne inimesi seal peal, need on ammu surnud inimesed. Seal võivad olla mõne muuseumi institutsiooni jaoks olulised materjalid peal, et alati tasub nagu kriitiliselt mõelda et enne kui see äraviskamine nagu tehakse, et äkki see on kellegi jaoks oluline. Ja võtke ühendust muuseumite, arhiividega ja võite koos välja selgitada, et nad vahest võtavad hoopis kohe teie käest need ära lihtsalt ja see on täitsa okei. Okei, meil on veel 3,5 minutit alles. Äkki viimase asjana küsiks siis seda, et meil on nüüd need tööd siin Fotografiskas üleval. 4 aastat on meil Fotografiska püsti olnud. Päris näituste saalides on 3-4 Eesti kunstnikku olnud, võib-olla 5 maksimaalselt. Et mis me peaksime siin silmas pidama, mida Eesti kunstnikud peaks silmas pidama, et kuidas me seda numbrit suurendada saaksime niimoodi, et ka külalised, kes meil tulevad välismaalt, tulevad Eestist, oskaksid seda hinnata? No selles mõttes siin juba, eks osa on siin nagu ka Fotografiska soovil ja tahtel, mis ma saan aru, on kenasti olemas. Aga teine asi ongi jah tõesti see, et ma arvan, et see on kõik ka sellise rahvusvahelise võrgustumise, rahvusvaheliselt areenil esilolemise teema. Mul on hea meel, et Eestisse on tekkinud lisaks ka väga tugevat ja head tööd tegevale Temnikova ja Kasela galeriile veel selliseid rahvusvahelisi esindusgaleriisid, kes väga sihipäraselt tegelevad sellega, et Eesti kunst oleks veel paremini esil, oleks kogudes esil, et selles mõttes ma arvan, et see ongi see viis, et lihtsalt tuleb tasapisi, aga järjepidevalt kogu aeg tegeleda sellega. Kes muud võtit vist ei ole? Ma arvan, et Fotografiskasse võiks kindlasti rohkem Eesti kaasaegse fotokunsti tooma, et see on suur samm selle asjade paremas suunas liikumise jaoks. Kellelgi veel midagi öelda selle kohta ei ole? Tanja, sina ennem ütlesid ka, et sul oleks paar asja, millest väga tahaksid rääkida. Kas sul on veel meeles, mis sa tahtsid öelda? Meil on veel lausa minut 45 sekundit alles. Meie vestlus on väga jõudnud sinna, kas foto on kunst ja plõksimine ja hinnad. Et see võib-olla just kõige lemmik teema ei ole. Aga ma jäin mõtlema, et tore oleks, et millalgi, kui me koos unistame, et näiteks office'ide või kontorites igal pool, ütleme kodudes, oleks halb maitse mingid IKEA plakatid või mis iganes on ju tiražeeritud masstoodangut panna. Et oleks nagu hea maitse panna Eesti kunsti välja. Ja jah, et kui näeb seda, Eesti televisioon on võtnud nagu endale eesmärgiks, see on teie töö. Ma mõtlen opi saadet. Ja et see on nagu hea märk heas maitsest, kui näeb kunsti tükikest kaadris või tükika kunsti kodus või kontoris, et see on hea viis pääseda sinna maitsekate
inimeste või ütleme intelligentsete inimeste maailma. Väga õigus on jah. Et see on ja foto, nagu Lilian ütles, et see on tõesti selline entry level. Foto ei ole tegelikult üldse elitaarne, me kõik teeme pilte ja filmime igapäevaselt, et nagu tegelikult sellega suhestumine on üha olulisem. Jah. Oleme fotoga sõbrad. No selge, oleme fotoga sõbrad, aga siis suur aitäh kõikidele panelistidele. Aitäh Lilian, Tanja, Aap ja Kadiel. Mina olin Aleksander Eeri, teie publikule ka suur aitäh. Ja õues hakkab kohe Muusikanõukogu hooaja viimase saate salvestused, kes tahab seda kuulama minna, õhtul hakkavad DJ-d mängima. Tehke seda, tundke ennast hästi, suur aitäh meie poolt ja ilusat õhtu jätku teile. Jah.